aga ütleme nii, et 30 minuti pärast läheb trenn. Ma sõin oma asjad ära ja ma panen valmis ennast. Lähme sõidame kvalifikatsioonis kiirema ringa. Hakkati liigutama ennast kiiremini nagu. Ei saa käiku sisse, jah? Ei, mul on kõik sees. Tagurpidi käik. Ralli käik on sees. Esimesena peale oleks vaja saada tegelikult, siis tähendab, et tuleb eriti ruttu hakata liigutama, kuidas esimesena sinna jõuda. Nagu jah, kui A-ga on koos, siis sul on viimasena mõtete minna, sa jõuad viimastele suht käpata järgi. Jaa. Ei ole kiire tegelikult. Ma ikka oskan kiirelt riidesse panna. Ma olen väiksena, vahetasin pool tundi riided, nüüd ma vahetan mingi 5 minutit. No, nii on mees jälle. Mida? Nii on mees jälle. Vähemalt tunneb raja pealt ära. Jaa, see ongi selle pärast. Esiteks, et need fitiks nendega nagu mul boksis ja teiseks, et see läheks kaugelt. Close my eyes and drift into the silence. Barely see the ultraviolet. Slipped and fell into the deep end. All the sidewalks shimmer just like diamonds. All the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone. I never was alone. I've been running for so long. All that's left is skin and bone. Close my eyes, fight to carry on. No hea küll. Võtsi pea just mobiiltelefon. Tahaks vaadata aegu nagu. Aga gameplan töötas, vaata. Saigi see rida, põmm, kõigest kohe ette, see on esimesena minna hea nagu. No nii, rahvusvahelise trenni võitja. Jah, trenn tehtud ja jõudnud tagasi siia matka suvilasse. Trenn läks hästi, plaan läks hästi, sain kohe esimesel ringil minema. Nägin kiire ringi ära. Siis proovisin veel paar sükest tempokat ringi, vaatasin natuke rada, kus oleks paremad võib-olla mingid liinid möödumiseks võistlusel ja läks hästi esimene koht, teisele 1,5 sekundit, nii et nüüd puhkame, sööme, vaatame natuke ringi, naudime ilma ja siis lähme teeme esimese stardi. Nüüd hakkab meil kogandustund kus Raidiga. Kuidas teha endal lõunasöök? Kõik hakkab pihta ettevalmistust. Kõigepealt tuleb osta endal õige toorained. Nii, makaronid singiga. Ja kanajuustupihvid täna. Täna on meil gourmet lõunasöök. Kõigepealt tuleb panna tuli alla. Pane kinni see praegu korraks. Siis peab tugev mees ka olema. Oba! Tegelikult ei olnud nii raske, lihtsalt see on väga libe purk. See on kõige raskem osa selle heine juures. Kogu kompott tuleb purgist kätte saada. Ja sama aeg tuleb vaadata, et purki ära ei lõu. Saanud kõik võrgutised valmis, nüüd on natukene kogu võtsin ennast. Natuke jahtuvad tõstame need välja ja siis hakkame degusteerima, vaatame, mis seis on. No nii, nüüd on kõige parem aeg, söögi aeg käes, aga autoga on liiga kuum. Aga juba ütlen, et väga hästi kogatud. Ei oskaks midagi paremat tahtagi ausalt öeldes siin. Mitme eest ostaksid siis sellise lõuna omale? No tegelikult ma ei saa öelda, mitme eest ma ostaks, sellepärast, et järgmisel crossil ongi plaanis niimoodi, et me hakkame seda siin kahekesti kokkama ja järjekord tuleb ukse taha ja siis 5 eurot on selline söök, et kõik, kes soovivad, tulge ja saate ilusti kõhu täis. Ja siis saate sama sööki, mille pealt mina täna võidan selle võistluse. Vaatasin, konkurendid olid siin enamus juba 20 minutit tagasi riides. Aga sa ei hakanud veel tempi üles ajama? Mul on rohkem take it easy. First laps, I take it easy. Ole näid seda ei tead.
Let the love light guide me home. One step fades and falls into another. I'm not getting any further. Left you feeling like an alien. All the shiny sidewalks, they were lying. Lost myself while I was hiding. And the heart was low, but I never was alone. I never was alone. I've been running for so long. All that's left is skin and bone. Close my eyes, fight to carry on. Sometimes it makes no sense at all. If I stumble, will I fall? If I fall, I tuck and roll. Close my eyes and let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Empty almost all the time. Blind devising ways to lead the blind. No, mees läks jalga veristama või? Välja surin ja vajusin külli. Võtsin murdlase sekundi viga, see piduri ja siduri suhenega ja suresin välja sealt. Väga jama nagu. Täpselt see ring ka kukkusin, kus jalgaring oli 2 ringi. Eriti mannet. Ja ega see peale kukkumist siis oli, siis enam ei jaksanud nagu niimoodi anda, et seal mööda hakata suruma ja järgi ja hullustama. No stardis oleks peaaegu kukkunud pigem. Sampo tegi väikse müksaku või? Ei. Ma lasin ise nii pikalt, et siin gaasi peal nagu. Nii pikalt ei ole reaalne gaasi seal hoida peal. Ja ma olin nagu täiesti risti nagu. Ma ei tea, kas filmist seda filmid. Ei, ma nägin ise kehvasti. Jama nagu see oleks nüüd tehada kaadrist, see oli väga jõhker. Ei, see on peale, aga ma mõtlen, ma ise palju samal ajal ütleme. See oli ikka räme stardis ja see Nissaring mööda. Siis pushisin natuke aega, siis vaatasin, oli siuke mõnus kinda safe cap oli tegelikult selle raja kohta nagu, aga jah, närvi ajab, et siuksed asjad järjest nagu juhtuvad kogu aeg mingi kukkumise pärast. No poole pealt hakkas lõdvemalt võtma või siis hakkas juba väsimust tõmbama? No siis ma olekski tahtnud teada, kõva sõita on nagu. Sest et ei taha pushida nagu ka mingi algusest lõpuni vaata. Mõtlesin nagu, ei teadnudki sõita täiega kiiresti või nagu võiks juba kinda pace'ida nagu käppi. Sampost mööda minek oli väga sketši nagu. Ma vaatasin ega seda kohta ei läinud küsima, vaid seda esimest kohta mindi võtma. Seda küll jah, aga ma hüppasin rajalt välja nagu. See traktori valmis, teagi kus ma läksin mööda või? See koht, kus on keskel oli too kausad. Ja siis esimene vend oli mul ees, läks sisse, ma tulin välja, ma hüppasin rajalt välja siia. Ma panin siit terve aeg selle valdi ääre pealt ja panin mööda. No väike õhtuvaade või? Ja natuke energiat süstime. Esimene sõit sai tehtud, kõik läks plaanipäraselt. Juhatasin kuni 2 ringine lõppu, suretsin välja, kukkusin pikali ja sinna see läks. Siis tulin 3. lõpujoone, et nüüd väike puhkus oli, siin pikutasin natuke, söön siin natukene puuvilju asju, vaatab raja kiirelt jalgsi veel üle ja siis teeme teise sõidu ja loodame, et seal siukseid vigu ei tehta. Ma olin suht küpse peale sõitu praegu. Vaatame ruttu raja üle ja siledamad jäljed üle. Siin prooviringi ei ole, siin natuke vaadata. See läheb päris pimesi peale. On auku küll jah. Aga siit väljast oleks hea tulla, kui see ühte auku oleks, see on nii rämme. Ei, siia otsa üle tõmmata sellest või? Ja ma ühe korra tulin nii, et ma nagu vesi otsa üle ei tõmmanud, aga sõitsin sisse, aga siis ma panin gaasi vaata, siis ma hüppasin nagu sinna siin kaugele, aga too väli välja oli nii kehva nagu. Mida ma nüüd tegin? Panema need ka nagu laminaadid käivad, muidu ei saa normaalselt. Left you feeling like an alien. All the shiny sidewalks, they were lying. Lost myself while I was
let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Hearts are empty almost all the time. Blind devising ways to lead the blind. And it seems as if there's no end in sight. I don't wanna be there when it all goes down. But if I gotta be there, don't let me hit the ground till I hit the ground. I've been running for so long. All that's left is skin and bones. Close my eyes, fight to carry on. Sometimes it makes no sense at all. If I stumble, will I fall? If I fall, I'll tuck and roll. Close my eyes and let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Let's go! Let's go! noh, ei hakanud liiga lihtsaks elu tegema. Ma ütlesin et teen veits show'd täna. Ma libisesin seal kurvis reaalselt mingi kuradi 10 meetrit ja lõpuks lihtsalt kukkusin pikali ära. Ma ütlesin täitsa perse, et jälle samasugune olukord, et joogin ära, aga õnneks oli aega ja kuidagi hea flow sai. Ja nendes rasketes kohtades olin kiirem nagu. Ja sellega tuli ära, et ülirahul nagu, et esasõit läks pekki, aga kokkuvõttes ikkagi teisi sõiduga pääsin ära. Õnneks üks messikäpp ka. Väga hea. Tegelikult oleks juu hoopis vähe praegu. Suht raske sõit oli. Päris. Selles mõttes, et mööda sõitsin 3 või 4 vennast. See on esimeseks pikali. Katko täpselt taga, õnneks sain talle nabilt ette, et ta ei hakanud blokkima. Ei saanud hakata. Ja siis Sampo oli päris pikalt ees, mingi 10 sekki. Ja alguses nagu ei saanud väga järgi, aga siis üks hetk kuidagi üli hea flow sain. Rada oli üli raske ja suutsin nagu selle pealt ära teha. Ja siis lõpus mööda. No näha oli, kui vaatasid, et Sampo on siuke ulatuvusega või noh, et saad võib-olla mööda, siis hakkas see agressiivsus tulema. Aga ma ütlesin, et selle lõunasööta, nagu ma näitan, võidate ära. Nii lihtne ongi. Nii et kõik järgmine kross tulevad ostavad neid 5 eurost. Ei nali, tegelikult merchi võite võib-olla varsti ostma hakata hoopis. Võitmine, see on midagi muud. Eriti, kui ma nii räigelt pidin pingutama selle nimel. Hea tunne. Ja võitja tänasel päeval 45 punktiga Scotland Racing mees Rait Aimer number 2. Ja Rait ootab siis teid ka mototrenni Motovõrksi telgialt saate täpsemalt infot ja sealt Kenomeri pealt flyereid. Nii et tänasel päeval 3 kiiremat on teie ees Rait Aimer, Kaire Vattusik ja Sampo Raini. No nii, oleme jõudnud Rakverre. Keegi läheb taga meid praegu. Ei, tegelikult võtame süüa siit, sõidame Viljandisse, sööme, puhkame, magame homme karikavõistlused Viljandis. Ja täna me tulime Viljandisse Mulgi krossile. Siin on mingi veider värk, et kell 2 hakkab alles trenn. Sai kauem taastuda, on lihast suht kinni eilsest, ütlen ausalt, aga sellegi poolest annan täna endast parima ja ma pole 2 aasta jooksul vist kordagi 2 krossi järjest teinud. Ma pole lihtsalt viinud. Nii lihtne. Ei no eile me ikka võtsime midagi otsa vastu, et teeme ja viimased krossid, et võtame viimast sellest hooajast ja jah, täna muidugi hommiku otsa sadas siin normaalselt vihma, õnneks mingid esimesed klassid olid hommikul ära, rada on siin 2 aastat lükkamata. Repsid paugud ja aga nüüd lähme vaatame üle asja. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said I'd never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said you're such a sweet young thing.
why you do this to yourself. She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Kõik on kiired. Ei, okei oli. 3. aeg. Sekund esimesel Jörgenile oli 0,3. Ise mängisin kiire ringil paar korda, rada oli kvalifikatsioonis rohkem aukus kui Eestikate teisest sõidust ahest. Et see on nagu siuke omaette teema, aga ei, muidu on okei, et ja siin on mingi tund aega sõitude vahet, et suht nagu treeningvõistlusega kiirete poistega, et teeme ära. No nii, esimene võistlussõit siis tänasel päeval. Et enduro rajale valmis. No ei ole enduro rada, see on lihtsalt suht heavy cross rada, aga tegelikult peaaegu 16 korvi käis peal, sest te teate küll, mis seal toimub. Siis on võib-olla jah, huvitav. Trammiliin number 25. Väga õige tähelepanek jah, trammiliin number 25. Aga ei, mingi hulle ootusi ei ole, see on täiesti pingevaba ettevõtmine tänane. Et vaatame, kuidas läheb, annan endast parima, start tuleb hea saada. Ja siis edasi, et alguses tuleb vaadata, et see rajal mingi suur üllatus ei ole, et 16 korvi on siin, kes mindsid raja üles, prooviringi ei ole. Nii et see on suhteliselt sükkel leiutamine. Later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked, money don't grow on trees. Lihased on putsi nii kinni, et see on täiesti ebanormaalne. See on rämme. Jõuad selle pika sirga lõppu, siis on nii, et tuleb mu selg putsi lõpp tuld lihtsalt. Aga praegu proovis natuke energiat ka säästa, sest teine sõit on väga kuidagi küll elada. Seal on nagu nii, et sa pead nii siukse hooga minema, et sa kanda nagu saad igalt poolt tagarattaga õhku, sest et põhjades on seinad ja siis sa pead nende pealt lendama kogu aeg boostima. Eriti sirge teine pool just. Julm. On tunda ikkagi, et eilsest on kerge väsimus sees, aga tuleb üle elada. Ainult üks sõit veel minna, enam energiat säästmine peal. No siin ei ole enam midagi säästa. Viimane sõit, no ma annan endast parima. Pingutame algusest lõpuni. Nii palju kui energiat on ja aga üle ei tohi pingutada, sest kõige hullem. Aga no, kes ei tea, siis nagu crossi sõit on suht siuke füüsiliselt raske tegevus, et pulss on 180 pluss 25 minti järjest on ja 2 päeva järjest on päris raske, et võistelda just võistlustel on nagu eriti. Siuke tamp on peal, on. Aga ei ole midagi, viimane sõit, teeme selle ära ja siis saab puhata ja siis on hea. Aga siin on betoonistart, et ütle, kui erinev see on võrreldes tavastardiga? Väga erinev, ma ei ole betooni pealt startinud 8 aastat või 7 aastat, ma ei tea, et see, noh, ta ei lähe koha pealt, sa ei saa minna hooga, sa pead niimoodi meelitama. Ja siin on see glitch, et kui sa oled selle boksi kõrval, siis sa näed, kuidas ta tõmbab seda kangi. Sellepärast see Jörgen niimoodi käriski, nagu ma ka nägin, aga ta hakkas veel varem trottelima, sest ma veits ootasin, siis ma mõtlesin, ma sõidan muidu puusse, aga nii kaua läheb aega niikuinii, et siin koha pealt ära saada. Uskumatu, kui kinni saavad ühed lihased olla.
Kiki tegemine on tõsine väljakutse. She taking money from the church. He stuffed this bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy the thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Ma tõmban peale. Ma lõpus panid punni juurde, et kuidas mööda. No ma liitsin paaris kohas päris head nagu trajektoorid, tähendab... See ringaeg paranes 4 sekki. Jaa, no see oligi, see taga rämedalt X-sirge, seal sai natukene ääre pealt minna. Ja kõik läksid sealt nagu ja sealt oli, noh, sai korrakski Kuhu läks ka sealt? hinge tõmmata, ma ei tea, kus ta läks. Start läks veits saia taha või? Saad aru, ma panin ise nii mähki, ma olin mingi, davai, lähen ülihea ajastusega. Aga ma tahtsin nii väga minna, ma panin trottelit juurde terve aeg, vaata seal betooni peal. Mul pani ref niimoodi ringis, ma ise sain aru, et okei, nüüd on perses. Sa oled näha, oli hea, et seisad seal koha peal ja siis kui mulla peal jõudis, käis jõnks läbi ka. Aga oligi, ma panin niisuguse mähise seal. Sellest sest, et nagu ma teadsin, millal on vaja minna nagu. Ja ma hakkasin minema. Aga siis ma olin tõmmudan hullshoti panna, vaata, ja trottelisin juurde lihtsalt ise omast lollusest nagu. Ei suutnud ära kannatada, et üle betooni ära saaks ja siis vaata. Ja siis ma olin mingi, oi pea, ma panin sihukest mähki ja siis ma ei suutnud üldse keskenduda enam sellele, et sealt edasi pärast kiirendada vaata. See oli hea tase reis. Puhk ka, ma üritasin sealt esimesest kurvist väljastast mööda saada stardikurvis. Aga vend trottelist nii napilt jõudis ette mulle ukse kinni panna. Ja ma panin täiega pidurit sinna soonega kurvi, mis ta on, vaata. Et otsa ei paneks. Ja siis ma nägin, oi, see vend üritab ikka rõvedalt praegu. Meil on Puhhiga kogu aeg siuke sõbralik konkurents. Viskame nalja ja sõidan möödu ja vahepeal ta lambist üllatab nagu. Suht hästi nagu. On Raik Aimer, 3 viimane, 3 vanemaat, Väsitav nädalavahetus möödas, mis siis kõige rohkem õppida oli siit? Väga hea küsimus, Sander. Ma arvan, et ma ei oska sulle vastata reaalselt. Ma olen nii räbi lihtsalt nagu. Et puhata tuleb nüüd. Kohe panen korraliku söögi sisse. Sama korraliku nagu eile tegime. Ja lähme Tallinna poole ära, koju ära, et väga hea nädalavahetus minu jaoks rahul, et esimene Krossi võit sellel aastal. Ja nüüd 3. koht siin Viljandis, et okei, tänane päev oli füüsiliselt väga raske, aga tuli ära pingutada ja võtsin selle 3. koha ära, et on hea, ma arvan. Raskel rajal vanad asjad ülletasid, et kiirus oli hoopis teine kui muidu või? Vanad asjad või? Jah. Ja, selles mõttes Puhh päris hästi paugutas seal teise sõidu alguses, et mees oli värske, tuli just sealt Enduro 16-ilt ka, et siis oli palju powerit sees ja näitas seal väga, aga siis ma sain mingi hetk hea flow kätte ja siis pütsin kinni ja sain ikka mööda, et Puhhiga on alati siuke sõbralik konkurents, et vahest ta suudab hästi üllatada mind, et siis on äge. Täna oli üks selline päev, aga egas midagi, pakime asjad kokku ja näeme järgmine kord.